oleme siis jõudnud teie õppeklassi. Mis teil siin väljas kõik on? Siin on sellised nüüd teed, mis on nagu apteegis lubatakse müüa, sest et siin on nagu nad lähevad nagu ravimi alla. Nagu näiteks siin köhatee ja külmetus ja sisaldavad siis selliseid tugevama toimelisi taimi, mida nagu siis peaks siis tarbima ettevaatlikult ja mitte nagu üle doseerima, et see ravimtaim võib ka pikaajaliselt ka kahju teha, nii et mitte ainult. Aga mis ta teeb näiteks, kui see liiga palju No ütleme näiteks, kui võtame siin näiteks saialill ja võtame raudrohi, et need teevad nagu vere paksuks. Nad on vere paksendajad, et kui see pikaajaliselt just vanemad inimesed tarbivad, et siis veri läheb paksuks. Aga kuidas te neid segusid kokku panete, et nad on ikkagi sellised, nad on medikamendid ja nad on nagu rohud, et siis peaks ka nagu arstiteadust natuke vist tundma? Siin on nüüd niimoodi, et me oleme, esiteks on siin vanarahva tarkust palju sees ja teeme siis koostööd siin Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudiga. Dotsent Ain Raal on, kes just õpetab neid apteekreid välja koolis. Sealt tulevad proviisorid, kes lähevad tööle apteekidesse ja temaga siis on nagu need kooskõlastatud, et siia ka kaasaegsema meditsiini neid teadmisi juurde anda. Et need teesegused inimene ikka teepakki ostab, et ta saab siit ikka kasu. Aga millal neid ravimtaimi korjatakse? No ravimtaimi korjatakse siis, kui nad on, esiteks on just õitsemise algfaasis mõned taimed, näiteks pune ja kus nende eeterlikuõlide sisaldus on nagu kõige suurem ja mõju kõige võimsam. Ja loomulikult on ilus ilm, on soovitav ja päikesepaisteline. Kui seda nüüd ei ole, siis kuiva ilmaga ikkagi ja võimalikult ikkagi kuivatakse teda just hommiku poole. Ja siin on nagu niisugune väike ülevaatlik tabel ka, et kuna siis nagu korjamise aeg on, et see on nüüd nagu selles mõttega, et kui tuleb siia nüüd, palju meil käib siin ekskursioone ja kes tahavad just tutvuda selle talutootmise ja ravimtaimedega ja siis on neile ka siin niisugune väike tabel, et siin on siis mis taim ja mis haiguse, mis probleemi puhul, et siis seda siit saab igaüks vaadata ise ja võib siis ka nagu ise selle teesegu siis ise endale segada. Jah,